Tere õhtust ja oleme oma Puuduta mind teise saatega eetris täna ja loomulikult Sirje Presnal on minu paremal käel Õhtulehe, kuidas ma võin tituleerida sind? Reporter, püstolreporter on kõige parem öelda minu kohta. Kus see püstol sul on? Siin taga. Okei, Kabuuris. Ja Igor Earthchild. Eestlane? No natukene eestlane, natukene kõike segamini. Okei, sest et kui Sirje ütles, et sa tuled meile täna ja Igor ja Earthchild, siis ma mõtlesin, et ei, see on kuskilt tuleb kuskilt mingist maagilisest kohast taeva ja maa vahelt, aga ikkagi minu jaoks oled sa eestlane ja me räägime tantrast. Mitte nõiateemadel seekord, kuigi tuleb siit suitsu ja viirukit ja kas viiruk ja selline küünalde värk käib ka tantra juurde? No tegelikult meil on võimalus meelitada kõiki oma meeli ja kasutame seda võimalust, kui me saame oma aistmismeelt ja tunnetusmeelt mõjutada selliste abivahenditega. Need on veel need viimased asjad, mida ei ole internet suutnud järgi teha, et me saame tajuda vahet reaalsusel ja virtuaalreaalsusel tänu just sellistele abivahenditele. Nagu lõhn ja puudutus ja taju. Lõhn on ju kohutavalt ülioluline asi inimese jaoks ja ma arvan, et kõigi selle joogade ja tantrate ja kogu selle seksuaalsuse juures on ju lõhn on ju vaata, et number 1. Täpselt. Aga siis me räägime juba kehalõhnadest ju enam kui sellest. Aga sellega me järsku peidame neid kehalõhna. Tead, tuled kiirelt peale tööd, aga kohe tahad tantra lainele minna. Duši alt läbi ei jõua, siis väike selline viiruk, sest ma arvan, et võib-olla inimese oma kehamaalad on ikkagi kõige seksikamad või? No viiruki suitsu sa saad kasutada ka enese puhastamiseks. See tähendab, et kui su partner näiteks, kus ütleme, et sina jõudsid duši all käia, aga sinu partner tuleb töölt ja tal on pea on segamini, siis üks viis ongi see, et sa käid tal viirukiga selle eeterkeha läbi niimoodi eest, tagant, ümber pea, ise vaatad talle otsa ja niisuguse rahuliku pilguga, et kõik on hästi kallis. Et ära paanitse ja Ja see juba võtab need linnamüra maha. Ma täna kuulsin sellist kummalist juttu, kohe annan sulle ka sõnavoru. Ma olen nagu pakitsen infost praegu, sest tulin just Genkaga intervjuult ja küsisin, no mida sina tantra kohta nagu tead ja Genka ütles kohe, et kuna ta käib samamoodi igasuguseid loenguid pidamas ise ja käib palju neid kuulamas, siis tantra teemaga tuli see asi meelde, et ta oli siis käinud ka kuulamas tantra jutlust ja oli ka kiire inimene, no öelge palun, öelge üks asi palun, et kui ma praegu koju lähen, et 15 minutiga, mida ma suudaksin 15 minutiga teha midagi sellist, et ma saaks kohe sellele lainele. See oli kuidagi ka tantraga ikkagi seotud. Ja siis ta ütles, et ainuke soovitus, mis talle anti, et kui sa nüüd tormad koju, on ju, närvid läbi, kõik tahad seda maailma valu ja kogu seda kärsitust endast maha raputada, siis lähed koju, rabad partneri ja siis vaatate teineteisele 15 minutit vaikides lihtsalt otsa ja siis ongi kõik juba zen. Kas see on võimalik? On võimalik. No ma purskaks naerma. Jaa. Või tähendab mitte mina, aga mu partner, kui ma niimoodi tormaks koju, pole aega eriti palju seletada, aga ütleme, nüüd teed nii, nagu ma ütlen, vaatame teineteisele, istume kas või siia samaste esikupõrandale maha ja vaatame lihtsalt teineteisele 15 minutit otsa. Eks see näebki veider välja, kui sa nagu seda kõike kõrvalt vaatad. See tundub väga imelik. Ja ma isegi ei teeks seda tormates, sest et see, mida sa hakkad nägema teise inimese silmades, oled sa vaatanud kellelegi otsa rohkem kui 15 minutit järjest? Mind sunniti selleks. No, aga muidu ma ei vaata. Ma tegime ka tantra eksperimenti, ma tegin Aleksander Otsaga. Kahjuks õnneks jälle see oli mingis saates ja siis meid tõepoolest pandi vastakuti. Ma ei tohtinud ühtegi sõna, mina vana lobamokk ei tohtinud mitte ühtegi sõna selle saate jooksul rääkida, ei enne või pärast ega saate ajal ja oligi, et me pidime siis selle teatud aja teineteisele otsa. See oli väga mõnus ja väga rahustav. Ja ma nagu oleksin see on minu jaoks nii ainulaadne olukord, et ma saaksin vait olla.
et noh, tõesti oli väga mõnus, väga hea tunne oli, ei olnud üldse tegelikult ma ei ütleks, et mul oleks raske olnud teisele inimesele siin, ma mõtlesin, ma hakkan naerma hüsteeriliselt või et vahel tuleb midagi, aga siis ma nagu saad mingist sellest murdepunktist üle ja siis sa jääd vaata, mis rahuned täiesti nagu maha. Yeah. Aga see aeg tuleb võtta lihtsalt ja vot seda ei ole. No. Ja ma üritan nüüd viimasel ajal ka seda teha, et kui ma räägin mõne inimesega, kas teen intervjuud või istun niisama kohvikus ja räägin temaga juttu, ma olen märganud, et ma alati ei suuda inimesele nagu kogu aeg silma vaadata ja kas on vajagi, aga nüüd ma olen üritanud nagu, et siis sa nagu päriselt kuulad seda inimest ka. Täpselt. On ju? No selle ma olen kõik ise ära õppinud. Aga see võib vahel ka hirmutav olla. Vahel, kui sa vaatad mõnele inimesele otsa, sa hakkad nägema seal selliseid asju, milleks sa võib-olla ei ole isegi valmis. Millal see on hirmutav? Siis, kui sul kahe silma vahel korts on. Okei, aga Sirje, ma annan sõnavooru sulle, võtan nii kaua riidest lahti, mul oleks ilge. Ja no mina olen kõva tantralugude kirjutaja olnud ja ma tean, et tantralood on pärast horoskoobi lugusid kõige loetumad, nii et need on ülipopulaarsed. Mis siis inimesi köidab tantra juures, no tõenäoliselt see kergelt pikantne siuke seksimaik seal juures, aga tegelikult tantra ju on, mis ta on? Ta ei ole ju seks ainult. Et... Mitte ainult, aga kuna ta seksi puudutab ja ütleme niimoodi, et ta seksi lubab või soodustab, siis sellepärast ta ongi nii populaarne, sest et paistab, et see on see osa, millest inimesed kõige rohkem puudust tunnevad või mille vastu kõige rohkem huvi tunnevad. Aga tantra loomulikult on üsna iidne õpetus ja hõlmab kogu sellist inimolemust ja elustiili ja õpetusi, mis aitavad inimesel kasvada. No aga ütleme, piiblis meil on näiteks, kuidas nad ongi, 10 käsku. Kas tantras on ka mingi oma formuleeritud siuke essentsiaalne väärtushinnangute kogum? Neid on igasuguseid välja mõeldud, aga tegelikult ei ole. Tegelikult tantra õpetus ei ole see, mis sind keelab, mis paneb sulle peale erinevaid reegleid ja seadusi, vaid see pigem soodustab usaldama enda sisetunnet, enda keha, enda partnerit ja ta pigem annab sulle tööriistasid, erinevaid praktikaid, mida sa saad kasutada ja tulemust sa näed iseenda peal. Nii, nüüd sul on õige hetk vist rääkida sellest, et kuidas sina oled enda peal tulemust näinud, et sa oled 7 aastat kuskil tegelenud tantraga, nagu ma mäletan. Et kes sa olid enne ja kes sa oled nüüd? Ja ära veel tõtta nagu isegi ette, vaid ütle, kus see, mul alati nagu tekib küsimus, et kus see inimestel see praks tuleb appi, vaadake, meil tuli tulekahju. Aga puhuda ei tohi vist. Mulle öeldi, et tuld ei tohi puhuda, tuleb sõrmega kustutada. Pane sõrm tulle. Nii, viska ta sinna, ei, ära viska. Okay. Et ühesõnaga, et kus te inimestel käib see praks nagu, et on, ma ei taha öelda, et oli normaalne inimene, siis läks ebanormaalseks. Et ütleme siis niipidi, et oli ebanormaalne ja siis jõudis mingi valgenemine või valgustatus, et kus see tuleb nagu, kus see prõks käib? Kas inimesel peab alati elus midagi halvasti olema? Ei pea, ma arvasin ka, et selleks peab mingi õnnetus juhtuma või pead mingisuguse kehast välja rändama selleks. Või trauma, mentaalne trauma, ma mõtlen, et minul ei olnud kunagi halb suhe või? Loomulikult suhted on meie jaoks väljakutsed, aga ma ei ütleks, et see on nagu peamine põhjus, miks sellega tegelema hakata. Võib-olla minu jaoks oli nagu esimeseks impulsiks tuli minu tollaselt abikaasalt, et tema oli vaimsel teel, mina olin väga materialistlik ja mina olin suure ettevõtte tippjuht ja minu jaoks oli kõik kalkuleeritud peas, ma elasin täielikult peas ja vaata, kui kohtuvad erinevad inimesed, siis nad teineteist natukene nagu toovad teineteisele lähemale. Mina lõin tema ellu võib-olla rohkem sellist nagu struktureeritust ja enesekindlust ja tema nagu leidis oma tee. Ja tema jälle sütitas minus huvi
spirituaalse maailma vastu ja tema kutsus mind tantra tutvustavale loengule, nii kui ma seal maha istusin ja see mees, õpetaja, kes oli, ta oli hästi mentaalne, ta tegelikult just oskas nagu mehi sütitada selle jutuga, mis tundus esiteks huvitav, teiseks loogiline ja kolmandaks, kui me sinna praktikaid juurde tegime, siis sa kohe tunned, et vau, et see töötab. Et noh, palju sul veel tõestust on vaja selle jaoks ja mina sukeldusin sellesse kohe, võtsin täiskursused ja hakkasin seda nagu teemat lähemalt uurima. Ja sealt algas minu selline teekond ja kui tolleks ajaks ma olin juba sellest oma karjäärist väga haige. Ma olin ülekaalus, vett täis, ma ei olnud sugugi rahul enda välimusega, kui ma peeglisse vaatasin. Mul olid loomulikult närvid olid piiri peal ja kõik see nagu viis mind sellisesse seisu, et ma tundsin, et ma tahan suurt muutust oma ellu. Et ma ei jaksa enam niimoodi. Ma lihtsalt põlen läbi muidu. Vana sa olid siis? See oli kas 32 või? Läbi põlenud 32. Täitsa pekkis. No neid on küll, ma arvan. Ei, loomulikult, ma mõtlen, et see on ju kohutav. Ma toon sulle näite. Mul kolleeg oli minust aasta vanem tollel ajal. Ja töö juures ta oli täiesti hall. 33-aastane mees, pea oli valge. Ja ma vaatasin teda ja ma ütlesin endale, et ma ei taha selliseks saada. Ma ei taha lõpetada nii, nagu tema lõpetab. Ma läksin sealt töölt ära ja aasta hiljem ma kuulsin, et see mees suri töökohal. Südameattakki. Jaa, taevas, okei. Jättis maha endast orvu naise lapsega ja liisitud auto ja maja. Okei. Ja pääs sellest saatusest siis on tantra. Mind päästis jah, tollel hetkel tantra, sest et see oli minu jaoks nagu selline päästerõngas, mis oli huvitav, millest oli nii palju õppida, et peale neid esimesi kursuseid ma tundsin, et vau, kus see kõik olnud on. Ma olen üles kasvanud ja ma ei ole sellest mitte midagi teadnud. Miks mulle sellest koolis ei räägitud? Miks ma sellest nüüd pean kuulma? Ja ma otsustasin, et ma teen sellest filmi. Et inimesed saaksid teada, mis tegelikult toimub nende suhetes, nende seksuaalsuses, ühiskonnas tervikuna ja kuidas tantra seda mõjutab. Saad sa võtta lühidalt kokku, et mis on see, millest koolis ei räägita ja millest tantra räägib? No selleks me peame võtma ette kas või kogu selle anatoomia ja seksuaalsuse ja suhteid, inimsuhteid puudutavad teemad, mis meil koolis nagu, millest sina õppisid koolis seksuaalsuse kohta? Meil olid, kuidas neid nimetati, ma ei mäleta, kuidas neid tunde nimetati. Perekonnaõpetus oli minul juba. Mis asi? Minul oli perekonnaõpetus. Jah, vist oligi perekonnaõpetus, jah, jumala õige. See oli mingil veerandil 2-3 tunnikest koolipäeva lõpus. Eraldi, poisid-tüdrukud eraldi millegi pärast ja see, kuna me olime koolipäevast ka juba nii väsinud ja tüdinud, siis see oli rohkem selline ihihi ja ahaha ja aknast välja vaatamine, ühesõnaga absoluutselt. Ja mingi, ma mäletan, hästi vana naine pidas seda veel ja siis kui sulle peab selline inimene mingit perekonnaõpetusest või üldse seksuaalsusest räägib, siis see tundub, niigi, kui sa käid koolis, siis on 20-aastane, on juba ka muld vana inimene. Aga ma mäletan, et see oli kohe vana mutt, sorry. Ja kui ta hakkab sulle rääkima sealt mingit sellist seksuaalsusest midagi, siis saad aru isegi, et see on väga ümar ja väga selline, mitte midagi ütlev jutt, lihtsalt üks suur mull lihtsalt, et see ristike kirja panna, et see tund on tehtud ja sätsid. Minu tantraõpetus tuli ikkagi sellest raamatust, mis oli avameelselt abielust, ja Decameron. Ja sellised raamatud, ma mäletan, mis olid raamaturiiulis kuskile teiste raamatute taha peidetud. Ja filmides siis alla 16, alla 18, ma ei mäleta, mis toonas oli, keelatud filmidest. Et kodus meil ei räägitud sellel teemal tõepoolest. Kodus ei räägitud, koolis räägiti midagi umbkaudselt. Oskad sa öelda, mida sa õppisid kooli, mis see kooliharidus sulle üldse selle anatoomia? Anatoomia, seksuaalsuse, isegi mitte perekonna algtõdesid, 0, 0.
isegi ma ütlen, et kui seda tehakse sellises frustreerivas vormis, siis see tekitab selle ette isegi miinusmärgi, et sa ei tahagi nagu sellest teada mitte midagi, see on midagi väga igavat, väga mõttetut on võib-olla see sõna just õige, et ei, et see tuli ikkagi hiljem ja endast vanemate partneritega. Õnneks sattus mulle väga normaalne inimene, kes mind juhtis õigele teele nii öelda, et ma ei pea midagi kahetsema, aga on ju ka vastupidiseid näiteid. Absoluutselt. Ja no võtame sellise lihtsa näite, mida minu arvates siiamaani koolis õpetatakse, et kui toimub seemnepurse, siis seemnerakud tungivad naise kehasse ja võistlevad siis selle munaraku poole ja võitja siis saab selle auhinna endale ja saab viljastatud. On see tuttav lugu? Ja, eriti tuttav. Nii, aga kui te vaatate, mis tegelikult toimub, see kõik on risti vastu. Luuser saab munaraku või? Seemnerakud, nad isegi... seemnerakud, nad isegi ei oska otse edasi ujuda, nad ei ole võistlejad. Nad rohkem oskavad külgedele ujuda, et nad tuppe seinast ennast kogu aeg suudavad nagu eemale tõugata ja siis mingi vooluga kaasa nad kulgevad siis mööda seda keskkonda. Ja kui nad jõuavad munarakuni, need, kes neist jõuavad siis munarakuni, siis tegelikult munarakk teeb selle valiku, saadab välja selle kemikaali ja tõmbab selle seemneraku sisse. Õige tüübi tõmbab endasse, jah. Et munarakk teeb valiku. Aga mõtle, kui suur nagu põhimõtteline erinevus see on. Et me oleme kogu aeg nagu elame selles maskuliinses nagu ja uskumuses, et supermanid lendavad sinna ja siis võitlevad ja kõige kiirem ja kõige tugevam pääseb. Tegelikult on see risti vastupidi, et naise munarakk on see, mis teeb valiku ja otsustab, kes sobib selle viljastamiseks. See on nagu päris elus naine teeb valiku. Absoluutselt. Aga meil ühiskonnas püütakse kogu aeg ette vastupidine mulje. Et mehed on need, kes võtavad ja mehed on need, kes panevad ja kõik alati on. Mehed on pahad. Okei. Tantraks, aga sa oleks, me oleme nagu täna tantralainetel, aga no sa oleks ju võinud ükskõik kuhu, see lihtsalt oli nüüd puhas juhus, et sa sattusid sellele tantrateemalisele loengule, sa oleks võinud ju kukkuda ka näiteks lihtsalt mingi jooga või mingi muu nõiakunsti sekti ja antud eluperioodil, kuna sa olid nii juba nagu murdumispunkti lähedal, sa oleksid ju võinud ükskõik kuhu siis nagu tegelikult kukkuda. No vaata, Anu, ma usun, et juhusid ei ole olemas. Ja selleks ajaks ma olen juba lugenud Eckhart Tolle raamatuid ja erinevaid eestikeelseid raamatuid ja käinud siin Eesti nõidade juures ja nagu harinud ennast selles vallas, et mul oli vaja mingit sellist süsteemi või tööriista, mis annab mulle sellised praktikad, millega ma saan ise tegeleda, sest et raamatute lugemine ei vii kuigi kaugele. Heal juhul toimub selline shift sinu või siis nihe sinu nagu mõttemaailmas, aga sa pead sellega nagu edasi töötama. Ma olen näinud inimesi, kes on läbi lugenud kõik need esoteerilised raamatud ja istuvad nende tarkuste otsas nagu kuhja otsas ja räägivad, kuidas elama peab. Aga kui sa vaatad nende enda elu, siis sealt ei paista see kusagilt otsast välja. See käib nii mõnegi tantraõpetaja kohta samuti. Ma just tahtsin seda ka märkida, et tihti nad on ise päris õnnetud. Mina olen küll kohanud. Ja täpselt see ongi kõige parem indikaator elus üldse. Kui inimene on õnnetu, siis midagi on valesti. Okei. Sest et kuidas saab teine õnnetu inimene siis sellele inimesele, kes võib-olla ei ole nii õnnetu, hakata midagi õpetama? Sest mina olen küll see inimene, et kui ma lähen mingi õpetaja juurde või siis inimese juurde, kes teenindab mind, see võib olla ka kosmetoloog või juuksur või massöör või kes iganes on ju. Ma lähen talt ostma mingit teenust, antud juhul sinult, siis ma tahan seda tantra teemat. Siis ma vaatan ju inimesele otsa ja kui minu kosmetoloog näeb ikkagi väga kehva nahaga, vinniline ja väga haige ja väga jube välja, siis ma ei taha hästi uskuda, et ta suudaks ka mind nagu õitsele lüüa või minu jaoks midagi teha. Siis minul paratamatult nende tantra inimestega, tead, mis minul assotsieerub ja see on jälle, võib puhas eelarvamus olla. Mina alati arvan, et nende elus on midagi väga mäda.
või väga valesti või on nad väga kiiksuga või on nad väga pervod. Et see on nendel hea ettekääne nüüd, et okei, ma olen nüüd tantraõpetaja, nii, nüüd tuleb kari naisi kohale, on ju, no miks mitte ka mehi, vahet pole tänapäeval, me oleme kõik unisseks, siis ma saan neid lihtsalt käperdada ja ma saan vaadata neid sellisest, noh, nad usuvad kõiki, mida ma räägin, on ju, ma saan ükskõik, mida nendega ette võtta ja mul on vähe selline tunne, et sinna nagu ikkagi haakuvad sellised inimesed, sul peab olema, ma ei tohi niimoodi öelda, ei ole pervarid, ei ole normaalsed inimesed, eks ole, kus see piir läheb, aga ikkagi mul on selline väike tunne, et sa oled kuhugi poole kaldus, sul on mingi kiiks ja vot nüüd sul on see suur õigustus, ma olen suur õpetaja ja vot ma nüüd tegelen sellega ja see annab sulle võimaluse siis, ma ei tea, sirjad silitada ja mind patsutada ja tundide viisi mulle otsa vaadata ja siis paljaks lõpuks võtta, mitte paljaks võtta, vaid ma võtan ise lõpuks vabatahtlikult ennast paljaks, sest ma olen juba nii ära tinistatud. Sa pead alguses võtma kohe. Et pannakse ka mulle mingisugused lõhnad ja viirukid ja võib-olla ma kujutan ette, et kui see inimene rahuneb maha, hakkab hingama normaalselt, siis sul kõik need kütked kaavadki ja kas ei ole paljud muuseas naised isegi öelnud ja siin on ju polemiseeritud ka, et nad ütlevad, ma ei tea, mis minuga juhtus, on ju, et mind tinistati ära ja siis ma hakkasin tegema imelikke asju ja siis nad tulevad pärast sellest mullist välja, kahetsevad ja hakkavad suure häälega nii-öelda karjuma ja süüdistama, ütlevad, aga mulle tehti ära, ma ei tahtnud seda tegelikult, aga ma olin nagu jääs või ma olin nagu... Tead, kust see tuleb? Noh. Siin on huvitav uuring tehtud, mismoodi mõjutab erutus mehi ja naisi ja just ajutegevust, siis näiteks naiste puhul mida suuremaks läheb erutus, lülitub välja kuskil 7 keskust, mõttekeskust ajus. Ja 2 neist, mis on võib-olla kõige huvitavamad, on keelekeskus, ehk et naine ei suuda enam ennast väljendada. Tule välja. Hakkab pulistama, näete, mina ka ütlesin ühe sõna praegu, hakkasin aga ma loodan, et sa ei ole veel väga ma ei ole veel erutatud. Aga teine märk on see, et inimene hakkab kohe vett jooma. Nii. Ja teine, mis te arvate? Oota, hakkab puterdama ja siis mis siis veel? Keelekeskus, mis see teine võib olla? Moraalikeskus. See lülitub välja ja mis nüüd toimub, võite isegi arvata, aga kui nüüd see moraalikeskus seal paari päeva pärast või taastub ja teeb sellise eneseanalüüsi, mis siis tegelikult juhtus, siis paanikanupp läheb põhja. Ja häbitunne, et inimene läheb kurjaks siis, kui tal hakkab piinlik selle peale, mis ta mõtleb, millega ta hakkama sai. Aga nüüd sa tõid sisse häbitunde. Kust see tuleb? No see on see kasvatus. Jah. Meie. Kasvatus. Sellepärast ongi võib-olla inimestel üldse raske vastu võtta. Ma ei ütle, et perverte kuidagi moodi ma ei õigusta, sest et kui need inimesed, keda sa just kirjeldasid, neid on, ma olen ise neid kohanud ja ma mitte kuidagi ei saa nende tegevust õigustada. Kui nad kasutavad inimesi ära ja peites siis selle tantra sildi taha, siis see ei ole kuidagi tolereeritud. Aga inimesena ma loodan, et iga endast lugupidav inimene teeb sellel vahet. Ta saab aru, et teda püütakse lihtsalt lollitada või teda püütakse ära kasutada. Et selles suhtes tuleb olla ettevaatlik. See on mingit õpetust ei ole sellist nagu tuleb kohe enne, ütleme, et kui sa lähed seansile, siis te peate kohe panema piirid paika, enne läbi rääkima, oleme aru saanud. Enne kui mul katus ära sõidab. Enne kui sul katus ära sõidab ja kui sa hakkad... Võiks kirjalikult panna. Ja professionaalne terapeut siis alustabki sellest, et esimeses järjekorras peetakse vestlus, pannakse need piirid paika, lepitakse reeglid kokku ja alles siis üldse otsustatakse, kuidas ja kuhu minna edasi. Sest et see on juba esimene märk professionaalsusest, et inimene ei jookse sul nagu särki seljast ära kiskua, vaid ta nagu tegelikult tahab üldse teada, milleks sa siia tulid või kas sa oled selleks valmis. Aga mina tahakski õudselt teada, et kes siis peaks, ütleme, praegu me rääkisime tõenäoliselt tantramassaažist, et kes peaks tulema tantramassaažil, mis Anu näiteks saaks sealt? Tal ei ole neid blokeeringuid, millest on räägitud, et tantramassaaž avab. Mida? Mingid blokeeringuid, ma ei tea, või on või?
vaat ma ei saagi sellest aru, et kuidas ma saan üldse aru, oota, millega sina nüüd tegeled siis, kas sa teed ka mingit tantramassaaži või? ja teen. Ahah, okei. Et mis ma pean nüüd siis aru saama, et miks ma pean üldse su juurde tulema, et mis hetkel, et mida ma pean tundma, et mis on minus valesti nagu. Kas ma olen siis õnnetu või? Miks ma pean tantristi juurde minema? Võib-olla ma lähen lihtsalt tavalise massööri juurde või lähen joogasse lihtsalt või lähen jõusaali või lähen lihtsalt kõndima, jooksma. Et mis peaks olema see indikaator, et ma just nüüd käib mu klõks ära, ütlen mitte midagi muud ei aita, aga ma pean selle tantramassaaži saama. Võt. Ma arvan, et see on väga hea küsimus ja enamus inimeste puhul on see individuaalne. Et ma ei saa siin retsepti välja kirjutada, et kui sa tunned, et sul kõhus on siuke tunne, siis sa pead tulema. Et päris niimoodi üheülbaliselt seda võtta ei saa. Aga võib-olla selleks põhjuseks ka huvi. Uudishimu. Uudishimu näiteks, et sa tahad tunda energeetilist keha, sa tahad tajuda oma eeterkeha, sa tahad kogeda sellist üle keha orgasmi või sa nagu tunned, et sinu näiteks tunnetuslik maailm on jäänud nagu üheülbaliseks, et sind võib-olla tavaline selline vahekord ei rahulda. Sa soovid kogeda midagi nagu ühesõnaga, tegelikult võib ka nii olla, et vahekord rahuldab, aga see rahuldab, aga ta on, nagu sa just ütlesid, üheülbaline. jah. Et tahaks nagu tõusta kõrgemale levelile võib-olla. Just. Nii, võt see on juba huvitav. Nii. Okei, ja kogeda enne kogematut. Enne kogematut, jaa. Teine asi, mis näiteks, mida tantramassaaž aitab nii meeste kui naiste puhul, on tasakaalustada polaarsuseid. Et näiteks meil on väga tihti, naised on väga palju meesenergias. Nad elavad siukest, kasutavad ise oma last, nad käivad tööl, nad teevad karjääri, nad saavad palju pappi. Sinust räägitakse. Ja minust. Ma saan ise hakkama. Mulle meest vaja. Ja sellega nad suruvad alla tegelikult oma loomulikku naiselikku olekut. Okei, aga miks me teeme nii, mehed on meid sundinud selleks? Kõige see on süüdi mehed. Keegi ei osta mulle mingit briljanti ega sukust kivikesi. Ise pean hankima. See on nali. Okei, nii. Et naised on liiga maskuliinsed. Okei. Arusaadav. Nende massaažidega, tantramassaažiga on võimalik tuua tasakaal, tuua üles seda naisenergiat kehas ja kohati naise keha on sellise meesenergia repressiooni all. See on hästi huvitav, mis hakkab toimuma, kuidas meesenergia hoiab naist kinni ja see, kuidas ta hakkab sellest välja rabelema ja siis lihtsalt sujuvalt tuues juurde seda naisenergiat ja lastes. Kuidas sina saad naisenergiat juurde tuua? Mina olen ainult kanal. Aha, okei. Saad aru, minu asi on olla lihtsalt kohal. Tunnetada, kuhu koha peale käsi panna, hoida, et olla lihtsalt tähelepanuga kohal, mitte mõelda sellest, et mis ma täna õhtul süüa teen või kas läheks välja, vaid ma olen seal selle inimese jaoks. Ja siis muutused toimuvad tema kehas endas. Tema keha tunnetab selle kohalolu ära ja hakkab ise sellega tööle. Ehk siis mehena sa annad endast mingit energiat selle naisele üle. See ju võtab sinu energia läheb ära. Kas ma ütlesin, et ma enda energiat ära annan? Sa võtad sealt kuskilt siis või? Kusagilt ma seda võtan, aga see ei ole ka otseselt alati minu energia. Samas, kui me võtame seksuaalenergia, miks tantra on üldse nii populaarne, sest et ta tegeleb väga paljuski seksuaalenergiaga. Aga seksuaalenergia on lihtsalt nii võimas. Toorelt võimas energia, millega on võimalik uus elu luua. Selliseid universumis ei ole palju. Ja see seksuaalenergia annab inimesele, kui inimene kasutab seda, lihtsalt välja seda endast saatmata, vaid kui ta oskab seda kultiveerida endas ja suunata nagu mööda keha liikuma panna, siis see keha areneb läbi selle. No ma tahaks kohe kuulda, oletame nüüd, ma olen tulnud, sa korraldad vastuvõtte on ju, nii, tulen su juurde, alustad rääkimisest üldse, milles mure ja mis värk on. Mis see esimene staadium siis on, et lihtsalt massaaž? Esimene staadium on vestlus.
vestlus, nii. siis sa võtad riidest lahti. Kohe võtan paljaks? Paljaks muidugi. Täiesti paljaks? Jaa. Ei ole nii või? Ei pruugi üldse olla. Võib-olla on... Seda ma tahangi, ma tahan kohe teada, sest inimesed, alati räägitakse mingit ümmargust juttu, aga oletame nüüd, et nüüd on päriselt. Ma tulin su juurde, Sirje seal natuke on assistent, seal vaatab kuskil ringi, praegu täidab pabereid seal, et mul ei oleks mingeid kõrvalisi haigusi või mingid südamerikkeid. Olen su juures siin ja siis, mis sa mul käsiksid esimesena teha? Ma küsiksin sinu käest, miks sa tulid? Nii. Tulin, sest et olen hästi uudishimulik inimene. Mida sa soovid kogeda? Ma sooviks kogeda midagi sellist, et ma tõesti kõik mõtted kaoks peast ära, et ma oleks täiesti blank, et ma saaks natukene väikse restardi teha. Ja mis on sinu piirid? No alasti ma võtta ei tahaks ennast. Et võib-olla kuna ma näen teid esimest korda, siis ma võib-olla jätaks endal isegi, no aluspesu igal juhul selga, aga võib-olla ma jätaks isegi esialgu, ma tulin dressides, oletame, mul on siin legingsid jalas, et võib-olla ma jätaks algul need oma legingsid ja selle särgikese, maikakese jätaks ka selga esialgu. Sellisel juhul minu ettepanek sinule on näiteks teha peamassaaž. See aitab sul pea välja lülitada, see aitab sul lõõgastuda, sest et kui sa oled liiga palju oma peas, siis sinu pea vajab tähelepanu. Et sa teed mulle siis täna selle peamassaaži ja siis vaatame selle järgi nagu, mis siis ma tunnen ja kuidas siis edasi, okei. Aga nüüd järgmine kord, kui ma tulen sinu juurde, okei, ma olen nõus oma legingsid ja T-särgi ära võtma, ma olen aluspesu väel, mis me nüüd teeme? Aga veel seljast midagi ära võtta. Ei, ma ei võta. Ärge lootke. Nii. Et ma olen selline inimene, kes käib hästi palju massaažis, ma käin korra nädalas massaažis, mul on väga teatud välja kujunenud grupp massööre, nii naisi kui mehi ja mul ongi kui mul on erinevad pinged, ma tunnetan seda ise väga hästi, siis mulle tehakse erinevat massaaži, erinevad inimesed teevad ja ma saan sellest väga hea rahulduse ehk massaaž ei ole minu jaoks võõras, ma ei häbene oma keha, et ma olen väga vaba, mul ei ole komplekse, aga ma ei taha, et minnakse minu intiimpiirkondi puudutama, et võib-olla antud juhul, kui ma olen lümfimassaaži, siis jah, paratamatult on vaja olla rinnad paljad, kuna teatud lümfipiirkondadesse on vaja läheneda, on ju, et siis ma olen nõus seda kogema, aga ma ei ole nõus võtma ennast alast. Nii. No tegelikult sellel juhul ma saan sulle pakkuda sellist võimalust, et seesama mees ja naise energia tasakaalustamine, mis tegelikult sobib, kui sa oled riietes ja ma lihtsalt panen sulle käed peale mõne koha peal ja hoian näiteks õlavarrest, puusa peale, kõhu peale ja sellistesse kohtadesse, ilma et ma puudutaksin sinu mingisuguseid intiimseid piirkondasid läbi pluusi, läbi dresside, mis sul seljas on, et ka see töötab juba väga efektiivselt, et sa tunned oma keha sees juba neid muutusi ja su keha alustab tööd selle sama nais- ja meesenergia tasakaalustamisel. Okay. Aga mina olen ikkagi näinud neid videosid, kus siis massöör viib selle keha, isegi ilma puudutamata, keha, keda ta masseerib, ilma puudutamata sellisesse rappumisse, siis ta rappub seal ja on see nagu võimalik. Trantsi natukene, vaata, see keha läheb nagu sellist pingest nagu vibu on ju. Ja, et seda tahaks mina kogeda isiklikult, et ilma, et sa mind puudutad, ja ma saangi mingisugune tohutu energeetilise kogemuse, kas see on võimalik? Loomulikult on see võimalik, aga siin sa pead mõistma, et see, kui sa alustad siit, inimene, kes näiteks seal joob nädalavahetustel midagi kangemat või nädala sees libistab veini või teeb suitsu, on ju, siis esimesed praktikad sellest massaažist, esimesed tehnikad, mida tuleks kasutada, on sellised sügavad sidekoe nagu pingete vabastavad praktikad, kus nagu
pöial surutakse kusagile sügavale punkti peale ja läbi valu siis hakkavad nagu tunded vallanduma ja tunded transformeeruvad energiaks ja siis sa tegelikult nagu vabastad enda keha nendest pingetest. Nii et enne sa pead ikkagi läbima selle tõelise massaaži. Täpselt, aga mitte see kõik ei toimu ühe korraga, vaid see on sinu areng. Et lõpuks, kui ütleme, kui sa oled need erinevad, et kui sa alustad väga sügava sidekoe nagu vabastavast tehnikast ja liigud edasi, kus on sul, neid praktikaid on väga palju huvitavaid, kus tuuakse järjest seda energiat sügavalt pinnale. Tuuakse keha pinnale need energiat välja ja tuuakse keha pinnast veel isegi väljapoole. Nii et juba sinu energiakeha on tunnetatav. Siis ma saan hakata tööle sinu energiakehaga ja siis ma võin seda teha sulle, et sa tunned igat mu liigutust, sul on silmad kinni ja see lihtsalt tõmbab seda niimoodi laua pealt lahti. Mina arvan, olen alati aranud, et see on kõik pakasuha, et see on näitemäng. Ja ma siiani natukene nagu arvan seda. Aga meil on nüüd võimalus, ma ei tea. Jah, kes viskab lauale pikali. Ei, mitte täna ja siin, aga üleüldiselt nagu on võimalik. No inimesi, mina vaataks seda videot, ma kohe esimese asjana küsiks, et palju ma pean aega varuma, palju ma pean raha varuma ja mis meeleolus, okei, no ma ei pea alati õnnetu olema või nagu ummikusse jooksnud. Et aga aega varuma siis esimesel korral, teisel korral üldse, kui tihti peab käima sellises massaažis, et lõpuks jõuda, ma saan aru, et see on igaühel erinev, aga ikkagi mingi arv kordi, et ma juba seal mingisugusesse õndsusesse nagu tõuseksin ja alati inimesed küsivad, palju maksab, miks te kunagi sellest rahast ei taha rääkida, aga palun väga. Räägi, ausalt ära kõik. Et kui tihti ma peaksin käima? See on jälle individuaalne, aga ma usun, et ütleme paar korda kuus, kui sa tahad selles nagu oma keha arendada, siis paar korda kuus jätab sul piisavalt vahele aega, et seda integreerida ja harjuda nende muutustega ja jälgida neid muutusi, mis su kehas toimuvad. Okay. Aga mul on jälle vaheküsimus, et selleks, et ma tahan jälle tagasi, selleks, et saavutada see tõeliselt uhke energeetiline seisund, et need massaažid, mis enne on, et kas need ikkagi, kas puudutavad neid intiimpiirkondi ka või saab kuidagi ilma selleta ka läbi? Saab muidugi. Intiimpiirkondast ei pea kindlasti puutuma ja paljaks ei pea kindlasti võtma. Teatud punktide puhul, nii nagu lümfimassaaži puhul, on vaja leida, ütleme see sama diarmoring või selline, mida meil Peep Õunapuu õpetab Eestis ja teeb väga professionaalse taseme. Seal on teatud punktid samamoodi rinnapiirkonnas ja nende leidmiseks on parem teha seda ilma rinnahoidjatele. Aga ma naistel ei soovitaks üldse rinnahoidjaid kanda, et see on selline väga vangistav atribuut. Just tegin spordivideo Palja-Porgandiga, tuntud staarblogija meil ja just rääkisin talle sama juttu, et ei peaks nagu kandma, rinnad tahavad ka nagu vabadust ja kõik vastupidi, aga kui ma jooksen, teen trenni, ma pean kandma just rinnahoidjat, et mul siin 10 aasta pärast rinnad ei ripuks siin kuskil naba juures. Loll jutt see on. Ma olen aktiivne inimene, ma nüüd rahmeldan ringi, ma ei saa, et mul rinnad käivad siia sinna kogu aeg, et mis vabadus. Ma tahan ilus olla võimalikult kaua, võimalikult pikalt, ma ei taha, et mul mingid kotid ripuksid. Mis jutt see nüüd on siis? Tööl rahulikult laua taga muidugi ma võin ilma rinnahoidjata olla ja kodus niisama, aga kui ma midagi aktiivselt teen, siis see selleks on ju. Aga oletame nüüd see, meie rääkisime, me oleme siin viksid ja viisakad, me ei taha, et meie intiimpiirkondi puudutatakse. Aga kui on selline täiesti väga vabameelne inimene, kõik on lubatud, kus see limit, kus need piirid jooksevad siis? Kuhu maani sa lähed nagu siis tantraõpetajana või massöörina või kuidas sind tituleerida? Kuhu maani sa lähed välja siis? Mis on see maksimum siis? Kas sinu siis, mina ei tea, mina ei oskagi küsida, kas sellesse sinu ampluaasse kuulub ka see lõpuks, et kui naine lubab või mees, vahet pole, endaga ükskõik mida teha, siis sa puudutad neid piirkondi ja täiesti
Lähed kuni lõpuni, ütleme aga see on ju teraapia suisa minu meelest vorm ongi taoline, et see intiimmassaaž nii-öelda. Nii, et see on sinu ampluaa ka? Ja aga kuidas siin peab arvestama sellega, kas inimene on selleks valmis. Kui inimesel on olnud mingisugused traumad, mida on üle elanud 1/3 naistest statistika, nagu me teame. Siis see on nagu väga selline ohtlik teekond. Sellepärast, et inimene, kes on läbi elanud näiteks seksuaalvahekorra ilma, et ta oleks seda soovinud, see põhjustab juba väga tugeva trauma, millest võib kujuneda välja ka kompleks. Ja see on ka selline füüsiline plokk, mis takistab edaspidi saama naudinguid, kogema oma keha täies selles rõõmus ja õndsuses. Okei. Kas sinu juurde tulevad vahel ka paarid, mees ja naine? Suudad sa neid õpetada, nagu, et mis teha üksteisega, kuidas teineteist masseerida? Kindlasti. See on väga hea, kui inimesed on valmis nagu oma paarisuhet edasi viima ja arenema koos. See on igal juhul teretulnud ja loomulikult saab neid aidata ja anda kas või neile terve hulga praktikaid, mida nad saavad iseseisvalt kodus harjutada ja õppida tundma ennast rohkem, tundma teineteist ja jõudma kõrgemale tasandile juba selles ka oma partnerluses ja suguelus samuti. Kas me saame praegu kohe midagi, mingi hea nipi, praktilise nipi kas ette näidata või saad sa lihtsalt rääkida? Soovitada inimestele lihtsalt midagi väga lihtsalt, mis sinu nagu aspektist on väga lihtne ja loomulik ja täiesti normaalne, et seda peakski kogu aeg tegema või mingi asi, millele tähelepanu pöörata. Üks asi, mida peaks kogu aeg tegema. Juba Gunnar Aarma rääkis seda juttu, kui keegi teist mäletab. Kõige olulisem paari suhtes, mida tuleb teha iga päev ja mitu korda päevas. Ja mis see on? Puudutamine. Missugune? Silitamine. Kallistamine. No just puudutus ikka. Kallistamine on hästi võimas. Ja meil käis siin hiljuti üks õpetaja, kes õpetas kallistama. Inimesed ei oska kallistada? Ei oska. Ja kallistamine võib olla niivõrd tervendav, et see on lihtsalt hämmastav, mida see kallistamine võib teha, kui seda teha teadlikult. Kuule, meie just kallistasime, mis ma valesti tegin? Sa ei teinud mitte midagi valesti. Me tegime kõik õigesti. Aga seal on teatud detailid või elemendid, mida ma hea meelega jagaksin kõigile. Ja tegelikult see on nõuanne just meestele. Siin on üks oluline roll. Esiteks, kõigepealt kallistada on hea üle siis parema õla. Ehk et mina peaksin panema pea sinnapoole. Ja mina siis sinu parema õlale, et südamed oleksid lähemal. Siis, kui on aega kallistamiseks, siis see annab võimaluse südametel resoneeruda. Kui südamed lähevad teineteisele, kui me kallistame üle parema õla, siis südamed saavad teineteisele hästi lähedale. See tähendab siis, et sa tõstad nagu vasaku käe või? Ma tõstan vasaku käe. Aha, sa tõstad selle üle õla. Just, vasaku käe tõstad, jah. Ja nüüd esimesena resoneeruvad südame rütmid. Teisena viid hingamise sünkrooni ja hingad koos. Olete tähele pannud, kuidas tantristid kallistavad? See on niimoodi, et kui kursus algab, siis ju ära oodata. Nad kõik kõigepealt ukse peal kallistavad, iga üks seal 5 minutit on ju, ja siis ennem kui asjani jõuab. Et see aeg, kui südamed on resonantsis, hingamine on resonantsis, annab võimaluse kehadel resoneeruda. Nii. Ja nüüd sinna juurde tuleb üks väga oluline tehnika just meestele on see, et mehed kallistamise ajal peavad tooma kõhu välja, kui mees hingab sisse, kõht tuleb ette ja nüüd välja hingamisel peab ta kõhu jätma välja. Mitte ei lase sisse tagasi, vaid hoiab kõhtu ees ja hingab nagu kõhu siselihastega. Et siselihased võivad tööd edasi teha, aga välislihased jäävad paigale.
ja sellega ta kasvatab seda päikeseenergiat oma päikesepõimikus. Tekib selline kuum energia ja selline tugev kõht, mis läheb kuumaks, annab naise kehale võimaluse lõdvestuda. Ja nüüd, kui naise keha lõdvestub, olles ümber mees ei tohi ka niimoodi ära vajuda, vaid mees jääb ikkagi tugevaks seejuures. Rüht on sirge, kõht on ees. Meestel ongi sellepärast suured kõhud. Noh, seda kasulikum. Siis, kui olla selles näiteks 20 minutit, sa suudad niimoodi sellises kallistuses olla. Sa ei kujuta ette, mis selle aja jooksul juhtub. Seda on võimalik näiteks partneriga teha pikali asendis. Te oledki selles kallistuses koos ja puhkad selles ja sa näed, kuidas su keha, naise keha hakkab, ta reageerib sellele üsna kiiresti, ta tunnetab selle energiaallika ära ja siis algab juba selline protsess, tervenemise protsess. Aga naine ei pea siis punnitama kõhtu, kui ta hingab. Aga kuidas naine peab hingama siis? Naine hingab normaalselt ja mees hingab temaga kaasa, rütmi kaasa. Et seal on see, et mees jääb kohale, mees on see tamm ja naine on siis, saab muutuda selleks jõeks ümber selle. Või väädiks ümber selle. Või väädiks, jah. Et temal on võimalus siis olla naise energias, temal on võimalus lõdvestuda alles siis, kui tal on tugev mees kõrval, kes teda kinni hoiab, siis naine saab lahti lasta oma selle maskuliinse rolli ja minna kas või hetkeks sellesse, ma olen siis naine praegu, eks ole. Ja kui sellist asja teha, vähemalt kord päevas ma soovitan partneritel kindlasti. Ja kui ei ole partnerid, siis sõpradega kallistamine, oma kallimate või oma lähedastega on igal juhul väga tervislik. Puud võib minna kallistama. Võid ka puud minna kallistama, kui sa sellest midagi saad. Puud on elusolendid, ärge naerke siin. Tuleme raha juurde äkki tagasi. No tuleme raha juurde tagasi. Sest mina tean ikka, et üks massaažiseanss maksab kuskil 200 eurot ja lähed tantra laagrisse, käid 500 eurot välja. Okei, sa oled mitu päevas ja... 500 eurot on veel poisike. Ja see on veel poisike, just. Et, ma näitan teile... Päriselt räägite? Ma näitan teile laagrit, mida viivad läbi õpetajad, kes käivad meil Eestis omale õpilasi noppimas. Palun, siin on Baalil kursus 6 aega tantratreeningut. Mis on hind? Ei, ma ei näe veel hinda siin kuskil. 5000 eurot 6 aega. Et 5000 eest saad elada mõnusasti kusagil Baalil 6 aega teha praktikaid. See tantra on üsna rikaste inimeste lõbu. No aga see ongi sellepärast, et sellised murtud ärimehed, kes on kunagi kõva äri teinud ja suurt raha kokku ajanud ja nüüd siis lihtsalt lähevad pehmematele radadele, raha on ju olemas, siin on mingi 5000 siia sinna. Täpselt. Vau. See ei ole minu kursus, aga ma tunnen hästi neid õpetajaid ja ma olen nendega teinud koostööd. Üks neist tuleb seesama nädalavahetus kusjuures Tallinnasse. Okei, ja annab siin ka mingi kursuses? Jaa, nädalavahetuse kursus. Ja palju ta selle eest küsib? Ma ei tea, mina lähen sinna... Tasuta? Teistsuguse tasu eest. Vabatahtlikuks? Mina töötan nende õpetajatega selles kontekstis, et ma teen filme. Ma teen nendest filme, ma teen filme nende tehnikatest, ma valmistan õppematerjale ja promomaterjale ja see teekond on viinud mind kokku väga erinevate, väga paljude, üle 10 erineva õpetaja mul on tantras üle maailma, kellega ma olen niimoodi tihedalt koostööd teinud ja näinud, mismoodi nad tegelikult elavad, millised on nende harjumused ja põhimõtted ja olen saanud neid küsitleda ja teha nendega intervjuusid. Et urgitseda sealt, mis on siis see nende motivaator, miks nad on sellesse läinud, kuidas neist on saanud õpetajad ja mis elu nad praegu elavad. Okei, aga see on väga tulus äri siis? See on super tulus äri ja mõtle, sa saad kõik need naudingud ja raha ühe korraga. Makstakse veel peale ka. Milline äge äri see mudel. Lisaks sellele sul on alati väga mugavad hotellid, need on kindlasti väga ilusas kohas.
ja kõik see sinna juurde igasugused rituaalid ja kõik on väga ilus. Ja minu ettekujutuses kõik need inimesed, kes tantraga tegelevad, nad on ise ka väga ilusad ja siis sa oled nagu iluga ka veel ümbritsetud. Aga miks mitte? See väga nutikas jah, aga kuidas, kas tantristidel ei ole siis seda mingit oma assotsiatsiooni, kes siis nagu ma täna näiteks otsustan või sina otsustasid mingil hetkel, et nüüd ma hakkan selle asjaga tegelema ja panengi oma putka püsti ja olen hea turundusinimene, hakkan ennast hästi müüma, koolitan ka endale vajalikud need asjad. No mis ma tahan küsida, kas igaüks põhimõtteliselt ju võib hakata siis sellega tegelema? No praegu ongi tekkinud selline olukord, kus väga juhuslikud inimesed käivad paaril nädalavahetuse kursusel ära, saavad mõned nipid selgeks, juba on putka püsti, nagu sa ütlesid. Aga on olemas üks sertifitseeritud treener, kes õpetab tantramassaaži ja tal on õigus välja anda litsents, mis kehtib siis Euroopa Liidus. Ongi tantramassaaži litsents, millega sa võid töötada Tallinnas, Londonis, Hispaanias, et mis annab sulle loa näiteks Inglismaal puudutada inimest, sest et Inglismaal selleks ilma paberita sind võidakse kohtusse kaevata sellise asja eest. Ma lähen just tema kursustele Tais, seesama detsember algab, toimub see intensiivkursus massaaži terapeutidele. Tema nimi on John Hawken ja ta on tegelenud selle tantraga üle 25 aasta. Ja enne seda ta oli holistikas ja töötas aastaid juba selles valdkonnas. Ja nüüd tema on välja töötanud siis sertifitseeritud programmi. Ma olen tema õpilane olnud juba ka aastaid ja teinud talle õppematerjale ja nüüd ma siis lähen litsentsi järele, et oleks selles suhtes nagu see ka raha küsimine sellise töö eest õigustatud. Et see on ikkagi see litsents või see dokument nii-öelda on ikkagi vajalik. Mina lihtsurelikuna ei oska isegi selle peale ei tulegi küsidagi, et okei, ma võin sinna oma massaažikabineti seinale ükskõik mille ära raamida ju põhimõtteliselt ja öelda, et I am the best. Ja kui ma olen hea kuulaja, kui ma olen hea psühholoog, kui mul on head käed, siis tegelikult ju ma ajan asja ära, sest olgem lõpuni aus, inimesed tulevad ikkagi. Need on murelikud inimesed, need on lõppkokkuvõttes õnnetud inimesed, kes meist ei oleks õnnetu, igaüks on mingil eluetapil õnnetu. Ja ma arvan, et kui sa oled selline väga tundlik ja väga selline ka kaval inimene ja hea inimeste tundja, siis sa suudad selle inimese, nagu ma ennegi ütlesin, ära tinistada lihtsalt ja ära võluda ja ta lähebki su juurest minema, tal on hea enesetunne, aga see on ka pelgalt lihtsalt sellest, mina arvan, et sa annad kellegile oma aja, sa kingid oma kõige väärtuslikuma asja, mis sul üldse on, oma aja. Täpselt. Ja see inimene saab rääkida, tal ei ole kuhugi kiiret, ta räägib rahulikult ära kõik oma mured, sa isegi ei pea talle võib-olla vastama, sa silitad teda, paned seal mõned viirukid, teed hästi õdusa keskkonna, annad talle väga maitsvat teed võib-olla, mõni tahab veinikest, annad ka seda, ütled, et see on ka väga kasuline, öko. Ja siis ja sa lood selle keskkonna ja see on see sama tunne, ma arvan, mida vanasti inimesed tahtsid seda rahunemise momenti, läksid kirikusse või läksid palvetama või võtsid selle hetke endale. Tänapäeval selles virvarris meil lihtsalt ei ole seda võimalust. Kirikusse õnneks saab nüüd praegu ilma rahata minna. Ja kus juures, ikkagi sa oled sellest närvilisusest nii nagu hõivatud, et kui sa saad nüüd, kui ma teen selle oma väikse ruumikese ja kogun sinna kõik rahustavad asjad, ta jätab ju kõik välise maailma. Ta ei saa sinna ju telefoni võtta, oma televiisorit, oma arvutit, raadiost rääkimata, mitte ühtegi segavat elementi. Siis ma loongi talle selle paradiisi juba ja ma annan talle selle ja ta maksab mulle selle eest, et ma tegin selle väikese ruumi ja kinkisin oma kõige väärtuslikuma asja aja, mis loomulikult ma hindan selle, ma arvan, et minu tund võiks olla 500 euri. ja that's it. Nii lihtne see tegelikult ongi, see on ju tegelikult nii läbipaistev, see on ju selge kui päev. See on see rahunemise koht, kõik. Sa kirjeldasid seda nii ilusti, Anu, ja mul tekkis ainult üks küsimus siin juurde. Aga miks sa siis... Ei tegele sellega.
miks siis inimene seda iseendale ei võiks luua? Tahtsingi just selleni jõuda. Jah, kodus Just. teha omale selline pesa, teha omale selline altar, hellitada iseennast, sest et Just. tegelikult tantra õpetab kokkuvõttes seda, et kõik on meie endises olemas. Absoluutselt. Ja seda selleni ma tahtsin jõuda. Ja. Ja enne kui me siin süütasin küünlad ja ma just küsisin, et kas see käib tantra ja kogu selle asjanduse juurde, ja et kui sa tahad selle rahu ja selle hetke ja ehk siis sa tahad seda natukene nagu tähistada võib-olla või teha eriliseks selle hetke, et süüta alati küünlad. Mida ma teen? Loomulikult, kui ma olen stressis, ma olen väsinud päevast, mis ma esimese asjana teen, kui ma lähen koju? Ma süütan küünlad, mul on kohe seal erinevad kõik mu lemmikud on seal valmis, mul on hästi palju aroomiõlisid erinevate tujude jaoks ja mul on ka viirukid erinevate meeleolude jaoks ja ma teengi seda ja ma suudan elada ilma televiisorita, ma ei pea tegema lahti arvutit, ma oskan telefoni kinni panna, ma tahan muusikat kuulata, ei taha muusikat kuulata taustaks ja ma tegelikult saan selle hetke. Ja ma oskan seda teha ja miks minus ongi nii palju energiat ja jaksu tihtipeale inimesed küsivad, et ma jaksan nagu tulistada ja põrutada, sest ma ei suuda seda muidugi iga päev teha, ma ei tee seda iga päev, aga ma võtan selle aja ja ma teen seda. Ja ma ei saa aru nendest inimestest, kes ei tee seda. Et see ei mahu mulle nagu pähe, et nad tormavad ringi ja siis karjuvad ja mul on siit valutab ja mul on pahale, ma olen õnnetu. Siis nad on kurjad, siis nad on närvilised, siis nendel kõik asjad on halvasti nagu elus. Ja siis ma tahaks neid nagu raputada ja öelda, aga võtke endale see hetk. Et ma olengi ekstra selle jaoks teinud endale, ma armastan aurusauna, mul on väike aurusaun kodus, mul on vann, ma oskan endale väga aromaatse vanni teha, ma oskan küünla süüdata, ma oskan vastava õhkkonna luua endale ja ma teen selle ja ma saan nagu selle asja ma saan kätte ja seda ütleb minu sisemine hääl iga kord, et nüüd on mul seda vaja. Ja. Mitte ma ei tee käsukorras, et iga kolmapäeva õhtul on mul nüüd selline rahustav õhtu. Ei, see tuleb mingil täiesti X hetkel ja ma ütlen nüüd, täna. Ja vahel see on isegi, ma mõtlen nagu juba päeval ette selle peal. No muidugi see tekib tavaliselt õhtut, eks ole, siis on see rahunemise moment enne magama jäämist. Aga ma oskan ka terve laupäeva niimoodi maha vedeleda, et see mingit probleemi kodus spa endale tekitada. Aga sa oskad selle teha, siis on nagu kõik hästi. Sa oled valmistanud rist juba, nii et sul ei olegi rohkem vaja. Just. Jah, on nii. Võtke eeskuju, palun. Et tegelikult see algab tõesti sinust endast ja sinu sisemisest mõtlemisest. Aga ma olen ka jõudnud selleni läbi selle, et see tuleb eaga, see tuleb vanusega. Ja siis, kui sa oled hästi palju jooksnud ja närvitsenud juba ja teinud hästi palju valesid asju. Küpsusega. Küpsusega, just nimelt. Ja kui sul ei ole häirivaid elemente ümber. Ehk siis elust ma olen ära kaotanud enda ümbert need inimesed, kes teevad närviliseks. Ma olen elimineerinud need inimesed. Ja täiesti, algul ma ei saanud aru, mis toimub nagu. Et meil toimus nagu mingi selektsioon. Ja siis ühel hetkel ma sain aru, et ma olen täiesti iseseisvalt, kuidagi intuitiivselt suutnud eemaldada inimesed oma elust, kes on... Ma ei saa öelda mitte ebavajalikud, kõik inimesed on vajalikud, aga lihtsalt inimesed, kes... Ei võngu sinuga ühes laines. Täpselt. Ja nad on lihtsalt kadunud. Ma olen suutnud nad välja suretada, ma ise ütlen selle. Ma olen nii kaval. See ei tähenda seda, et nad ei tahaks muga suhelda, nad hirmsasti tahavad. Aga ma olen mingil kavalal täiesti intuitiivsel moel suutnud nagu sinna... lauasahtlisse panna selle lauasahtli kõvasti kinni lükata, luku keerata ja võtme ära visata. Kuule, aga kõik ei ole nii osavad kui sina ja mõni tahab lihtsalt ikkagi seksi saada, et kas minnes nüüd tantra laagrisse, et kuidas on, et mis seal tantra laagris tehakse, sest et tihti kujutatakse ette, et see tantra laager on üks lõputu orgia. Orgia pesa. Jah. Kindlasti on kusagil ka selliseid laagreid, aga ma ei ole kahjuks ühelegi sellisele või õnneks sattunud, et see oleks orgia. Sest tavaliselt sellised tantralaagrid ja festivalid on üsna, isegi, kuidas ma ütlen, karmid, et tihti on näiteks festivalidel niimoodi, et esimesed päevad üldse mehi ja naisi omavahel kokku ei lasta ja tehakse mitu päeva niimoodi omaette praktikaid ja treeninguid ja siis, kui toimuvad kohtumised, ütleme,
erinevate osapoolte vahel, siis on seal juba sellised nagu rituaalid ja võib-olla ainult vaadatakse teineteist ja ollakse teineteise energias ja püütakse nagu tunnetada seda, et kust nüüd algab Anu ja lõpeb mina, eks ole. Et see ei ole ainult füüsiline keha, mida me nagu tajume ja milles me oleme. Et me hakkame tajuma korraga näiteks erinevaid inimesi, erinevat puudutust ja just sellist energeetilist poolt. Ja ma ütlen sulle ausalt, see ei ole nagu koht orgiaks või seksiks. See on rohkem koht, kus õpitakse tööd tegeva energiaga. Aga mingeid kasulikke nippe, mida kasutada? Neid on palju. Ja loomulikult, kui juba mees ja naine saavad kokku ja toimub selline kontakt, kas või visuaalne või mentaalne, ärkab üles seksuaalenergia paratamatult. Ja tantras sa õpidki, kuidas selle seksuaalenergiaga tööd teha, et see ei jää sul kinni, et mehed ei jää nagu sellisesse oma niimepiirkonda kubemesse kinni, vaid nad kogevad seda terve oma kehaga. Okei. No ikkagi, kuidas see päriselt käib nüüd? Kuidas sinna tantralaagrisse tullakse? Sinna võivad tulla siis vabad ja vallalised ja võivad ka paarid tulla, eks ole? Kõik. See on nagu, seda ei limiteerita. On erinevaid, aga siis on see kindlasti kirjas. Et kus tulevad ainult paarid või siis ainult üksikud või võivad kõik tulla? Jah, see on tavaliselt ära märgitud korraldaja poolt. Nii, siis nüüd on paar päeva eraldi hoidnud, seksuaalne iha kasvab, nagu püramiid, siis nad saavad kokku, loomulikult kõik plahvatab. Nali naljaks, inimesed tulevad kohale, kas sinna ei tule ikkagi tihti peale, no oletame, ma tulin nüüd sinna laagrisse, nüüd on see 2 päeva, me oleme seal eraldi olnud kõik, mediteerinud, nüüd me saame seal kokku kõik. Kas tuleb jaguneda siis kuidagi ikkagi paaridesse, mees-naine? Teatud praktikate jaoks jaotatakse paaridesse, vahel tehakse see selektsioon täiesti juhuslik, vahel antakse võimalus inimestele valida. Ja sest, et see on see võimalus, ütleme, inimese jaoks kogeda, nagu ma ennem kirjeldasin, erinevaid inimesi, sest et iga inimene, kellega sa kohtud, iga uus partner on nagu sinu peegeldus. Ja sa näed tegelikult enda erinevaid tahke teises inimeses. Ja kui sa seda hakkad niimoodi tajuma, siis sa viid tähelepanu teiselt inimeselt enda sisse. Sa vaatad teist inimest ja tähelepanu hoiad enda sees ja tunnetad, mida see teine inimene sulle näitab. Mina tunnistan üles, et mina olen käinud sellises kohas nagu tantradate. No lihtsalt ma olen ka ju kohutavalt uudishimulik, on ju. Ja seal, mida me tegime? Kõigepealt oligi niimoodi, et meil seoti silmad kinni, siis me pidime seal raputama ja mörisema ja niimoodi ja see oli tegelikult kohutavalt raske, sest et sa mõtlesid, et nii, teised kõik võtavad need maskid peast ja vaatavad, kuidas sina seal lolli mängid. Aga vist ei olnud nii. Ja sama ei tuleks üks asja pealegi. Siis järgmine harjutus vist või kuidas te neid nimetate oli, siis mehi ja naisi oli nagu võrdselt, siis me kallistasime kõik läbi. Kallistasime kõik läbi. Ikka olid silmad kinni? Jaa, silmad olid kinni. Sest sa pead ju tunnetama, kellega sul kõige rohkem sobib. Silmad olid kinni ja siis tõepoolest iga kallistus ta oli nii erinev. Päriselt? Ja hästi, nagu põnev oli. Aga sa läbi selle juba leidsid selle õige võib-olla kontakti või partneri või? No, aga ma usun, et täiesti on võimalik leida küll nii, jah. Kuigi ütleme nii, et seal ma tean, et mõned inimesed olid nagu juba kogenud tantras, et nendel oligi tugevam energia, ma pean nagu seda tunnistama. Et sa tunnetadki seda? Ja oli nagu aru saada, et selles mehes on nagu rohkem seda mehelikkust kui selles kõrval olevas. Ja siis võeti meil maskid maha ja siis me istusime lihtsalt samamoodi, tegime ringi läbi ja vaatasimegi need, ma ei mäleta mitu minutit, iga ühega paar minutit tõenäoliselt, väga palju pikalt ei jõudnud vaadata. Vaatasime kõik läbi. Ja siis läks lõpuks tantsuks. Mehed viskasid seal särgid seljast. Läks juba päris niiseks elavaks asi. Hästi tore oli. Aga kas siis tekkis mingi paaride jagunemine ka või? Ei. Ei tekkinud, et igaüks võis kontakte vahetada, kes tahtis.
kusjuures mul on hästi sarnane kogemus, ma käisin ka ühel sellisel tantrateedil siin Tallinnas ja mul oli ka natukene algul, et huvitav, kas ma pean siis kellegiga sealt nagu koos ära minema pärast või et mismoodi seal paari pannakse, aga tehti need samad asjad läbi ja sul jäetakse täielik vabadus lihtsalt kogeda seda. Ja see on hästi huvitav tegelikult, see on nii põnev, et noh, isegi kui ta sa ei saa seda, mille järele sa oled läinud võib-olla. Ta on hästi huvitav sellegi poolest. Ja samas minu üks klassiõde, kes oli seal, tema leidis omale sellelt tantrateidilt kaaslase ja ma usun, et nad said pärast ka veel kokku. Kuulsite, jah? Pole kuulnudki tantrateedist. Jaa, see on hästi, tead kui huvitavalt su taju muutub, kui sul silmad on kinni. Sest et silmad toidavad aju kõige rohkem. Loomulikult. Ja nüüd ma vahel teen isegi sellist praktikat, et kui me tütrega näiteks linnas jalutame, siis ma võtan tal käest kinni ja ma seon oma silmad kinni ja tema juhib mind üle kõnniteede ja poodi välja. Kuidas on hästi põnev jälgida, kuidas keha siis õpib tunnetuse kaudu orienteeruma. Teised meeled hakkavad tööle. Okei, aga me ikkagi meil jäi see rahateema ikkagi nagu ka pooleli, et palju siis Eestis selline inimene peab arvestama mingi paarisaja euroga, sa ütlesid seda jah, paarisaja euroga siis kord lausa või? Ma räägin, alustan sellest, et tantrateit maksis 30 eurot ja see oligi see põhjus, ma tahtsin teada, mis asi see tantra on ja see oli see kõige odavam variant. Okei. Ja siis ma läksin selle tantrateidile. Aga edasi nüüd ma juba ei tea. No ma toon sulle näite, kui me räägime hindadest. Järgmine aasta me korraldame Peebuga seda iga-aastast tantrafestivali. Ja, ei mitte Peep Vainuga, vaid Peep Õunapuu. Vabandust. See on ära juba. Ja selle festivali eest järgmine aasta, mis nüüd toimub 17. juuli, 6 päeva siin Tallinna lähistel laager, kuhu tulevad inimesed kokku, 6 päeva nad elavad seda tantra vaibi, eks ole, iga hommik on mingisugused harjutused, hommikusöögid, lõunad ja kõik see korralikus kohas. Mugavustega kohast, no ütleme, peamiselt on ikkagi ööbimine telkides, aga seal on üle 60 magamiskoha, mida saavad inimesed täiendavalt endale võtta. Aga kogu see show üle maailma kutsume kokku õpetajaid, muusikuid, meil on mitu telki, korraga on erinevad workshopid. 225 eurot. Kas sina oleksid nõus tulema sellise raha eest festivalile? Jaa, nädal aega. Why not? Nädal aega. Niimoodi, et on 3 korda päevas saad korralikku taimetoitu. Ma ei taha telgis magada, see on ainuke. Ja siis sa maksad juurde, sest et siis juba vastavalt hinnad tõusevad. Ei, no siis tuleb lihtsalt selle kas toa või voodikoha eest maksta. Et me tegelikult püüame seda hoida ikkagi mõistlikuna ja inimestele kätte saadavana, et ka tavainimene saab seda proovida, kogeda, siis ta näeb juba kohe korraga seal 7-10 erinevat õpetajat ära. Ja seal tekibki tal see võimalus hinnata, kas nüüd see, mis Anu rääkis, et kas ta on nüüd perfekt või ei ole, siis lähed ja küsid, on ju. Ja siis nendega on juba võimalik, nemad siis käivad oma nende flaikudega ja kutsuvad endaga siis kaasa kas palile või siis kusagil Euroopasse ja siis saab juba enda jaoks edasi avastada. No sina oled siis ikkagi avastanud nüüd täna ärimehest on saanud siis nagu selline tantrausku mees aga raha peab teenima, sellepärast süüa on ju vaja, eks ole, ja peret on vaja üleval pidada, et siis sa elad sellega, mis sa teed nüüd selles nii-öelda siis sellises hingelises maailmas. Sa elad täiesti normaalselt ära, kõik on hästi või veel paremini, et sul on nüüd kõik balansis, rahaasjad on korras ja ise oled ka tervemini. Anu, kui ma sulle nüüd ausalt ütlen, siis praegu siiamaani see massaaži pool on olnud minu jaoks rohkem hobi. Ma olen teinud seda oma tuttavatele ja teinud rohkem nagu enese arendamiseks ja õppimiseks. Et minu peamine tulu on tulnud filmide tegemisest. Ma olen tegelikult filmikunstnik ja ma teen dokumentaalfilme, õppefilme ja selliseid asju. Aga see kirg massaaži vastu on kasvanud minu sees nii palju, et nüüd ma võtsin kätte ja ma sõidan detsembriks Taisse, et saada juba litsentsi ja olla nagu täiskohaga siis selline
tantra massaažimeister, et ma saaksin rohkem kasutada oma käsi, et ma saaksin rohkem tööd teha inimestega, sest et filmide tegemisel ma pean enamuse ajast veetma arvuti taga. Ja see, kuna ma tunnen, et mul on nii palju pakkuda inimestele. Aga kas, ütleme, kui sa nüüd seda massaaži teed, et kas ainult naistele või ka meestele? Ka meestele. Aga mees mehele, kas ei ole mingit konflikti? Noh, naine naisele, see on okei, aga mees mehele... No ütleme, kui me rääkisime siin ennem nagu seksuaalsetest traumadest ja naised, kes on läbi elanud mingisuguse väärkohtlemise või trauma, soovitan neil sellist laadi massaaži jaoks pöördudagi naisterapeudi poole, mitte minna mehe juurde. Sest et paratamatult kasvab nii kollektiivtasandil kui inimese enda sees see viha vastassoo poole vastu. Ja ta võib hakata iseennast ja siis seda terapeudi saboteerima. Ja kuni selleni välja, et ta võib selle nii-öelda väärkohtlemise uuesti enda jaoks läbi mängida. Et seal nagu inimpsüühika hakkab tegema väga veidraid asju. Sellepärast igal juhul erinevate traumade puhul naistel ma soovitan pöörduda naisterapeudi poole. Mis puudutab mehi, siis meestel on väga raske vastu võtta massaaži mehelt, loomulikult. Aga kui me võtame näiteks selle tehnika nagu de-armoring, kus on väga tugevad sellised punktid ja sügava koe nagu massaaž, siis mehe puhul on seal palju jõudu vaja rakendada. Et naisel on raske sellist massaaži üldse mehele teha. Ja see on siis valus ju tegelikult. See on valus. See on päris valus. Ja läbi valu tuleb välja seal, see võib olla ka mõnus valu, sest et seal, ütleme, saaja kontrollib seda valu läve, ta ise annab ette 10 palli süsteemis. Alati öelda, et ma ei suuda enam. Ei, no loomulikult. Just, 10 palli süsteemis kunagi üle 8 ei mindagi. Et see on see reegel. Ja siis selle valu taga on peidus need samad sellised peidetud tunded, hirmud, vihad, mingisugused emotsioonid, mis elavad ja hoiavad meie kehas mingisuguseid lihaseid niimoodi pingul. Ja nüüd, kui see lihas saab sellist nagu tähelepanu, saab seda massaaži, ta on sügava koe sees, siis toimub vabanemine. Läbi selle valu mingi hetk tuleb see emotsioon ülesse ja pärast seda tuleb lõdvestus. Aga kui ma olen nüüd ideaalses tasakaalus ja sa teed mulle seda massaaži, siis mul ei olegi valus või? Jaa, või siis on see valu selline, et ma tunnen küll, et sealt natuke pitstab, aga ma lepin sellega. Aga ma olen näinud mehi, kes lihtsalt väänlevad ja põgenevad selle eest ja karjuvad ja see reaktsioon on ilmselgelt nagu üle frustreeritud võrreldes sellega, nagu mis sa teed. Mulle endale tegi üks tütarlaps oma peenikeste sõrmedega, vajutas mulle rinnakorvi sisse ja mõtlesin, ma lähen pooleks. See on nii ulme valu, mis väikse sõrmega nagu sai tekitada. Aga kummutame ühe viimase asjaga veel ära, et paljud arvavad ikkagi, et kui see tantra nagu siis võib minna lõpuks kuni isegi vahekorrani välja, on see tõene või on see fals? Kusjuures selle kohta ma võin öelda, et tõepoolest on sellised õpetajad, kes ütlevadki jah, et teraapia võib lõppeda vahekorraga. Ja siiamaani ma olin väga skeptiline selles suhtes, et mis mõttes. Kuni ma sain kokku ühe õpetajaga, kes rääkis, miks tema seda teeb. Et ta rääkis väga sügava tantristliku sellise iidse õpetuse, kuidas on võimalik siis sugu ühte ajal või siis selle vahekorra ajal nagu tervendada neid samu selliseid traumasid. Aga ma ütlen niimoodi, et see ei ole tavainimese jaoks. Et kui me vaatame neid igat teist massööri, siis ma ei usu, et ükski neist selleks võimeline. Et see on väga, väga edasi jõudnute tehnika, et üldse sellist asja nagu proovida. Ja seda kindlasti saab teha, ütleme, oma partneri peal, mitte võõra inimesega. Et see ei ole lihtne. Tähendab, minu enda jaoks oli see nagu selline uus info, et see on võimalik. Et see on nagu mõne koha peal õigustatud. Aga üldjuhul tantras üldiselt on piisavalt palju kasulikke tööriistasid, et ei pea penetratsioonini minema.
okei, aga ikkagi kui inimene sul nüüd, kellele sa teed seda kogu värgindust, lähebki transsi ja ta ise tahaks näiteks lõpetada selle ühtega, mis siis, kas selliseid olukordi tuleb ka ette, mis sa siis teed? Ütled ei, tänaseks on seanss läbi, siit edasi me ei lähe. No ma pean siin natukene sulle reetma ühe oma sellise põhimõtte üldse, mis ei puuduta ainult, ütleme, seda teraapiat ja massaaži, vaid ka minu suhteid partneritega, siis ma ei jõua penetratsioonini isegi oma partneritega enam mitte. See tähendab, et seks kui selline ei jõua selleni enam. Milleni ta jõuab siis? Tantra... See läks nüüd huvitavaks minu jaoks. Nii. Et minu arvates penetratsioon on midagi sellist, mida ma saan pakkuda sellele inimesele, kellega ma olen nõus saama lapsi, kellega ma olen nõus looma peret, kes on minu inimene selles suhtes. Aga kui mul on erinevaid partnereid, siis ma ei pea nendega sellises klassikalises stiilis seksima. Ja olles arendanud oma seda energeetikat, ma võin inimesega saada tund aega orgasmi, et mul on püksid jalas. Me ei pea riidest ka lahti võtma, seesama kallistamine juba viib meid sellisesse taevasse, et me seal juba suguorganid ei mängi enam mingit rolli. See on päriselt nii. Erektsioon toimub ikka või? Kuidas kuna? Oleneb, kus kohas parasjagu energia on. Kui kogu energia on südames, siis isegi erektsioon ei tule. Aga loomulikult ega see ei tähenda, et midagi katki oleks. Erektsioon on täiesti olemas ja ei, ka, see on huvitav. Ka sellega, selles suhtes on kõik hästi. On kõik hästi. Aga kas ei peaks siis olema üks partner ja sa räägid ikka mitmest partnerist, kui palju sul neid on kuidas nad vahetuvad ja see, et kas see on nagu tantra puhul on tavaline, et sul ei olegi üks partner, vaid et meil on mingi kogukond ja kõik nagu vahet ja. No, mul ongi olnud nüüd palju partnereid, aga sellises klassikalises seksuaalvahekorras neist ma olen olnud ühega. See on siis see, kellega sa koos elad äkki või sul ei olegi see? Ma ei ela temaga koos, ta on praegu Guatemalas. Ta elab praegu seal, aga ta lendas Euroopast siis siia Tallinnasse, et kokku saada, siis me nädal aega olime koos niimoodi, et me ei käinud toast ka väljas. See on nagu minu abigaasa elab Guatemalas. Okay. No näed, see on uus ja lendab varsti siia. Wow. Et tegelikult, kui me käsitleme seda sama seksuaalõpet, seda, missugused suhted, mis kvaliteediga suhted meil tänapäeval meeste ja naiste vahel on, väga palju on seks seotud millega? Hirmudega, eks ole? Mis hirmud teile pähe tulevad seoses seksiga? Rasestumise hirm, seal haiguste ees, hirm, et sind kasutatakse ära, meestel on hirm, et tulevad liiga ruttu või ei tule üldse. Ehk meil on nii palju hirmusid, et ütleme sellisele armastuse poolele jääb seal väga vähe ruumi. Ja nüüd, kui me välistame penetratsiooni, me saame teineteisele pakkuda väga palju naudinguid. Ja tantras on väga palju erinevaid tehnikaid, mis aitavad seda naudingut veelgi kasvatada ja pikendada. Siis me saame seda kõike teha, kujutage ette ilma hirmuta. Ette kujutamatu. Kõlab igav, eks ole. Aga mõtle, kui nüüd kogu maailmas kõik inimesed oleksidki tantristid, mis siis oleks teistmoodi? No tantraga kogu see õpetus ja filosoofia on üles ehitatud armastuse peale. Meie ühiskond toimib praegu nii majanduslikult, sotsiaalselt kui religioosselt ja õpetuslikult toimib kõik hirmu baasil. Meile õpetatakse kõike läbi hirmu. Kui sa seda ei tee, siis saad karistada. Kõik 10 käsku on selle kohta, kuidas Jumal sind karistab. On ju? Kes karistab? Mille eest? Ehk et me ei hakka seda teemat puudutama. Mis mina tahan öelda on see, et armastuse kaudu, kui me suudaksime elada
tuginedes armastusele. Kui me suudame üles ehitada ühiskonna läbi armastuse, töökohad, haridus, suhted, siis meie elukvaliteet muutub täielikult nagu pea peale. Aga nüüd sina siin räägid sellisest nii-öelda seksuaalsest suhtest, mille puhul ma arvan 80-90% mehiga vangutab pead küll. Kahjuks. No seda ka. No tantras naised õpivad näiteks suurepärast lingami massaaži tegema. Mis on lingami massaaž? See on siis massaaž, mida tehakse mehele suguelundile, eks ole. Ja kui naine teeb seda meisterlikult, siis ta viib mehe nagu hoopis teise dimensiooni. Minu jaoks kõige valgustavam kogemus oli siis, kui mulle tehti lingami massaaži ja siis ma olin lihtsalt allika valguses, ma olin täiesti nagu teises teadvuse seisundis ja noh, ütleme, see ei ole võrreldavgi tavalise sellise kähkukaga. Me oleme tublisti ületanud juba aja, me oleme juba täiesti transis. Tõsi ka või? Jaa. Filmist me ei jõudnudki rääkida. Aga räägi kahe sõnaga. Meil on siin kahel pool plakatid ja väga seksikad plakatid, et loomulikult tee endale reklaami. Muidugi Secret of Tantra. Mis see tantra saladus on? Jaa, seda küsimust ma küsisingi oma kõigilt õpetajatelt, kellega ma kohtusin, et mis on nende jaoks saladus, tantra saladus. Ja kui ma esimese õpetaja juurest ära läksin, siis mul oli tekkis see idee, et ma teen sellest filmi. Ja sealt algas minu rännak, kus ma rändasin läbi erinevad maailma kohad, kohtusin nende õpetajatega. Ja tegelikult mulle saadeti üks abiline, üks ingli südamega, üks tütarlaps, kes siis ütles, Igor, sa pead minuga kaasa tulema. Ma näitan sulle kohta maailmas, kus nad kõik koos käivad, kus ongi tantrakoolid ja ma ei teadnud tollest kohast siis veel mitte midagi. Siis me kolisime sinna Taisse, Kopangani saarele ja ma elasin seal 9 kuud ja kohtusin kõigi nende õpetajatega ja siis me tegime neid rituaale ja erinevaid laagreid ja ma filmisin seda ja see oli tõesti nagu mõnus. Ma võtsin lapsed ka veel sinna kaasa, et lapsed olid kogu aeg minuga ja ma samal ajal filmisin seda ja samal ajal tegin tööd ja elasin seal paradiisis, just selles samas paradiisis. Tahtsin just öelda, et see tundub nagu selline paradiis, et vau. Ja me läksime minu hingesugulasega seal Tais lahku. Ta sõitis ära edasi Indiasse. Ma jäin sinna lastega üksi. Ja pärast, kui ma tulin tagasi, me rohkem ei suhelnud. Ja sellel kevadel ma sain kurva uudise, ta sai surma. See minu hingesugulane, kes mind sinna Taisse viis. Ja see uudis jõudis minuni just siis, kui ma seda filmi nüüd kokku panin, sest et ma pidin seda nagu festivalil esitama. Ja ma pühendasin selle filmi just temale, et tema mängis väga suurt rolli nii minu arengus ja kasvus kui selle filmi valmimisel, et ta üldse oli saadetud mulle selline hingelappi, kes seda filmi aitas tuua maailma ette. Ja ma tahan, et inimesed saaksid vähemalt siis filmi näol selle kogemuse osaliseks, mis tähendab tantristlik elustiil ja mida selline elustiil endaga kaasa toob ja kuidas on võimalik elada õnnelikult. Ja selle filmi esilinastus toimub siis 4. juuli. See toimus ära. Just hakkasin praegu vaatama. Juba toimus, kus? Tantra festivalil me näitasimegi seda esimest. Aga kus seda veel saab näha siis? Rohkem ei saagi? See tuleb, veebruaris tuleb kinno, Artise kinno Tallinnas. Seal saab seda vaadata uuesti. Just. Aga nüüd veebruarini veel on aega. Eks annad siis vaatajale praegu ühe hea nõuande, et mida ta näiteks homme hommikul võiks kohe teha. No, mul on üks tegelikult välja töötatud terve programm, kuidas keha noorendada ja kuidas püsida noor selles noores kehas. Yes. See sobib. Ja ma annaksin sellest buketist siis ühe lilleõie, mida ma olen ise kasutanud nüüd juba 6 aastat ja see on väga efektiivne. See aitab hoida kaalu normis, see noorendab su nahka ja edaspidi sa ei pea enam jälgima ühtegi dieeti. Vau. No, see on kui nagu... sa suudad selle viia endale rutiiniks, see on väike väljakutse.
ükski asi ei tule liiga lihtsalt. aga teema on siis selles, et kui sa nüüd mõtled, räägime uuesti anatoomiast, mis on sinu kõige suurem kehaorgan? Aju. Minul on aju. Mis sul See on? on kõige tähtsam, see on kõige tähtsam. aga kõige suurem nagu mahult, kui sa kaalu peale paned. Siseorgan või? Maks ei ole või? Magu ei ole või? Magu. ta ei ole üldse siseorganis. Siseorgan ei ole või? Süda siis või? Ei ole ka organ või? Ma ei tea mitte midagi. Mis asi on siseorgan? Mis asi? ma ütlesin, et see ei ole siseorgan. Ei ole siseorgan? Ei. Mis ta on? Mis sa küsisid siis organ? jah, Lihtsalt. milline kehaosa? Kehaosa? Ma sain aru siseorgan. Ei. Või see kehaosa. Okei, milline kehaosa on kõige suurem või? Mis mul kõige suurem kehaosa on? Nahk. Muidugi. Nahk kannab 1/3 sinu verest. Just. 1/3 verest on sul naha sees, nendes kapillaarides ja ta on põhimõtteliselt see staatiline, ta ei liigu. Sest kapillaarid on niivõrd kitsad, et seal see ainevahetus on väga aeglane. Nii. Nüüd, kui sa lähed homme hommikul duši alla ja paned nii kuuma peale, kui sa kannatad, et sul on veel mõnus ja soojendad oma keha hästi ülesse, siis kapillaarid laienevad, eks ole? Me kõik teame seda anatoomias. Peened veresooned nahas laienevad, nahk läheb soojaks ja kui su keha on piisavalt soe, keerad külma peale. Nii külma, kui saad. Võtad pool minutit külma duši. Pool minutit. See on No jube algul pikk aeg. kas või 5 sekundit, aga mida kauem sa seda teed, seda kauem sa kannatad. Võtad see pool minutit külma ja siis keerad jälle tagasi sooja peale. Mitu korda sa teed seda? No kui sa oled tubli, siis sa teed 2-3 korda, aga piisab ka 1 korrast. Mina ei ole tubli, mina teen 1 kord. Ja mis toimub, on see, et kui kapillaarid ahenevad, nüüd kui sa keerad külma peale, siis nad pigistavad jälle kokku ja nad suunavad kogu selle vere, 1/3 verest sinu vereringesse. See tavaliselt juhtub niimoodi, et sul hakkab niimoodi vibama, sa oled nagu purjus, sest et sul korraga nii palju verd on süsteemis. Nüüd sa puhastad selle läbi maksa, sa tood välja kõik ained oma sellest nahast, toimub naha sees ainevahetus ja niimoodi sa puhastad ja hooldad oma nahka seestpoolt iga jumala päev. Vaata, kas see oli niimoodi, ma teen seda ju kogu aeg tegelikult. Sa teed jälle, jah? Ma panen nagu... Ise tark. No ma ei imesta sinu puhul. Ma panen vanni täis külma, täiesti jääkülma vett, siis ma lähen istun aurusaunas sama seal mingi, ma ei tea, vahel pool tundigi kütan ennast ülesse, siis hüppan külma vanni, siis lähen jälle aurusauna, siis külma vanni. Aga kas sa lõpetasid kuumaga siis ikkagi või? Algul ma lõpetasin kuumaga, aga nüüd ma teen niimoodi. Sest ma ei taha peale külma kuumaga lõpetada. Mina lähen ka juba siis kuivatama ja siis hõõrud oma nahka veel niimoodi rätikuga. No aga ma rätikuga, ei mina olen sellise asja, nüüd läks kogemuste vahetamiseks. Mina jätan enda naha täiesti niiskeks ja võtan hästi suure, pehme hommikumantli sisse, mähin ennast, aga nahk peab jääma niiske ja siis ta peab lihtsalt niimoodi, ma ei hõõru ennast kuskilt osast, ta peab lihtsalt loomulikult ära kuivama selle hommikumatli, siis ma veel naudin midagi seal ja siis ja lõpuks loomulikult ma kreemitan ennast ja hõõrun siis niimoodi, ma pean nagunii kreemitama ja ongi kõik. Suurepärane, Anu. Kiitus sulle. Aga mis see olengi selline nagu olen. Just, ja igale eestlasele ka, kes käib saunast tiiki või lumme pärast. Me oleme ju kogu aeg seda teinud. See on ülikasulik, aga kui saaks seda teha iga päev, kujuta ette. Vot selles on see väärtus, et su keha harjubki ennast niimoodi puhastama ja su nahk on kogu aeg selline värske ja noor. Vot see iga päev, sinnani ma ei ole veel jõudnud. Kui ma alustasin seda tehnikaga, mul kukkus 8 kilo mõne kuuga. Oota, kaua sa nüüd oled selle kuuma all? Nii kaua kui kannatad, siis võtad külma ka nii kaua kui kannatad või on see mingi sutsakas? Parem nii kaua kui kannatad, et korralikult. Jahutad veel pea maha. Ma just tahtsin selle pea kohta. Pea on ju kõige hellem ja nõrgem koht meil tegelikult. No, kas ta kannatab seda küll? Ta kannatab seda väga hästi ja see puhastab su igasugustest mõtetest ja asjadest. Sigadustest. Sigadustest ka. Aga vaata, naistel on ju juuksed, mida ei viitsi iga päev pesta. Siis ära pead märjaks tee, siis tee ainult keha, kui sa ei taha juukseid märjaks teha. Oluline on see efekt, et sa soojendad naha üles ja jahutad ta äkki maha. Ja see on ülivõimas. Lase pärast pane lihtsalt näkku külma vett. Jah. Sellest piisab ka täiesti. Ja silmi külma veega ja see kõik.
kõik. issand, kui lihtne, see oli ainult üks, eks ole. see on ainult üks tervest buketist. ja palju suur see bukett oli? Neid praktikaid on niimoodi, et nad, no ütleme niimoodi, et see muudab elu väga palju. Tuleb teatud asjadest loobuda, nagu kuumtöödeldud toidust näiteks. Ja mõned väljakutsed seal on, aga preemia on selle eest ikkagi, kehakell läheb ikka aastakümneid tagasi ja jääbki sinna. Ja kust me neid saladusi lugeda saame? Minu esimene raamat, mis ma välja andsin, oli Aeg on ärgata. Seal ma enamusi kirjeldasin seal sees. Kuidas vabaneda prillidest ja sellistest asjadest, et seal on palju selliseid nippe sees. Ma mõtlesin just silmaoperatsioonile. Ära mine! Kindel või? Jaa, jumala eest. Päriselt või? Absoluutselt. Silmaoperatsioon mina ei soovita. Nagu kuidas ma pean lugedes panema prillid ette, see on ju absurdne. Ma ei ole eluaeg pime olnud, ma olen sealt aastatega, vanusega on ju silmanägemine kehvemaks läinud, aga kas on ka selleks võimalus nagu sellest nagu, et ma võiksin sellest veel rääkida päris pikalt, aga miks silma nägemine halveneb, ei ole tingitud mitte silmadest, vaid silmalihastest. No peaks iga päev tegema mingeid harjutusi, aga mul ei ole, ma tean, seda ma ka tean, aga võt selleks mul enam aega ei ole. Hammastepesu jaoks on aega või? Jah. No võta 5 minutit. Jaoks on aega. Samal ajal teed silmalihasharjutusi. Võta veel 5 minutit oma õhtusest ajast ja tee need silmaharjutusi ja sa säästad ennast opist. Sirje Kene kallis, mul on selline tunne, et me peame Igori ühe korra veel kutsuma siia. On ju? Ja vaata, tuled tagasi Taimaalt ja tuled, räägid sellest, mida sa seal kogesid. Ja, see oleks jube mida sa seal õppisid. Ja siis järgmisena anname apetiitiks selle silmaharjutused näiteks. Iga kord paljastad 1 kiilukese igavese nooruse saladusest, mis oleks imetore. Ja lõpuks kõik eestlased ongi ainult noored. Ja kõige ilusamad. Me oleme niigi kõige ilusamad maailmas. Jaa, see on tõsi. On ju? Nii et kuhu veel? Aga aitäh teile ja me kohtume järgmisel 4 päeval.